Tere tulemast vaatama meie triatloni viimast lõiku. Terve selle kevadhooaja jooksul oleme siis triatlonist rääkinud treener Ain-Alar Johansoniga ja eesmärgiks on see, et mina läbin Pühajärve triatloni, mis toimub 8. augustil Pühajärvel. Tere hommikust, Ain! Tere hommikust! Kuigi meil on, ütleme, selline peaaegu et pool treeningperioodi veel ees või vähemalt kaks pikka kuud, mis on treeninguid täis, siis millised on need nõuanded sellele võistluse momendile, mida tuleb jälgida ja tähele panna ja alustame siis algusest peale, alustame ujumisest. Ma isegi ei alustaks ujumisest, vaid ma alustaks tegelikult sellest eeltööst, mida sa peaksid tegema ennem, kui sa võistlusele lähed. Ehk siis teisisõnu tuleks hankida kas internetist või kuskilt juhend, kus on ilusti peal rajakaardid, kus on peal vahetusalakaardid ja need tuleks endale selgeks teha. Ehk siis teisisõnu rada on küll ilusti ära märgitud tavaliselt võistlustele, aga sellegipoolest võistleja ise vastutab, et ta raja õieti läbib ja samamoodi ka vahetusalaga. Et mõistlik on need kaardid endale selgeks teha ja samamoodi ka juhend läbi lugeda, kui sel võistlusel on mingid erinevad nõuded. Tegelikult see logistika on vist päris oluline, sellepärast et võistluse hetkel on ju, ma ei tea, vist on piimhape, mis lööb kõik need lihased täis, sa oled juba väsinud mõnes mõttes, tähelepanu hajub, sa ei suuda oma neid nii-öelda emotsioone seal võib-olla päris täpselt aru saada, mis sa tunned ja nii edasi. Et see logistiline koht on väga oluline, jah? Seal võib kõvasti sekundeid kaotada. Mitte sekundeid, vaid seal võib isegi minutit kaotada. Et tegelikult see on oluline, sest võistlusmomendil sa oled nagu sisuliselt ärritud seisundis ja sa teinekord võib-olla ei mõtle kõige selgemalt. Et kui sa oled nüüd korra endale juba läbi mõelnud, siis ta tuleb iseenesest sul. Ja see on igal juhul oluline osa, mida sa saad ennem teha kodus lihtsalt võistluseks valmistuda, mitte tulla kohale ja siis juba võistlusärevuses püüda endale selgeks teha, vaid just nädal või 2 isegi ennem, et need on ju tegelikult juba olemas. Et see on nagu siuke osa, mida sa saad teha ja see kindlasti aitab kaasa sinu enda rahulolule ka võistluse ajal, et sa tead, et sa oled kõik ette teinud. Vahetusalades on oluliselt 2 momenti. Esimene, kui sa tuled ujumisest ja teine, kui sa tuled rattasõidust. Kas need nii-öelda sinu boksid on ühes ja samas kohas või? Oleneb võistlused. Pühajärvel on küll täpselt ühes ja samas kohas. Et kui ujudest tulles, siis jooksed vahetusalasse. Seal on sul sinu numbriga kott, kus koti sees on kõik sinu rattadistantsil vaja minevad riided ja vidinad, kingad ja kiivrid. Ja siis jooksed vahetustelki, kus sa saad oma ujumiskostüümi vahetada siis jalgrattasõidukostüümi osta. Ja samamoodi jooksed oma ratta juurde, võtad ratta ja rattaga võid sõitma hakata siis, kui oled vahetusalast väljund, mitte vahetusala sees. Ja samamoodi siis jooksukell, et kui sa tuled rattaga sisse, siis rattaga sees vahetusalast sõita ei tohi, paned ratta ära, lähed võtad oma koti, kus on jooksuasjad sees, vahetusala telgis vahetad selle ära ja lähed jooksma. Üks oluline küsimus tegelikult, mis minul on jäänud selle asja juures, on see, et me oleme siin rääkinud toitumisest ja spordialadest ja nii edasi. Aga kus sa pissil käid seal rajal? Tegelikult on nii, et kõik Ironmani, mis ma võitnud olen seni, ma olen joonud ära üle 10 liitri vedelikku ja söönud üle 1,5 kilo keele ja sporditoitu ja ma olen mitte kordagi vetsus käinud. Ehk siis teisisõnu inimene peab oskama ennast tundma õppima. Ja kui sa tunnetad, millal sul juua on vaja ja millal sul ei ole vaja, et selleks ongi tarvis teha võistlusteks ka toitumise plaan selle kõrval, et sul on ka võistlus enda kiiruste plaan. Ja vastavalt sellele, kui sa seda jälgid ja see on õieti tehtud, siis sul tegelikult ei tohiks tõenäoliselt vajadus tekkida. Aga kui tekib vajadus, siis kindlasti on vahetusalades tualetid olemas ja ka jooksutrassil ja rattatrassil on üks WC olemas kindlasti. Nii et sellepärast mingit lisastressi ei pea võtma? Ei pea kuretsema. Lõpuks võib korraks raja tõmmata ka. Täpselt. Nii. Aga mis veel siis võistlusel oluline on? Oluline on mahtuda ka nende ajapiirangute sisse, mis on korraldajate poolt antud, jah? Jah, täpselt, et ujumise poolt on siis tund 10, 1,9 kilomeetrit vaja läbida ja siis ujumine pluss ratas kokku on 5 tundi ja 40 minutit ja kogu limiitaeg on siis 8 tundi. Et need on nagu ajad, mis on ette antud. Trass on suhteliselt raske, aga ma olen siiski optimistlik ja enesekindel, et mu esimene õpilane saab sellega hakkama. Igatahes suur aitäh sulle täna hommikul siis tulemast ja
ja suveks ma pean endale ka pöidlid natukene hoidma, et see ikkagi õnneliku lõpuni viia, see eksperiment. Loodame. 8. augustil näeme Pühajärvel.